I was living a lie, this is my confession. I was living a lie before we met. There were so many nights full of dark temptation. There were so many nights that I regret. You gave me something that I can hold on to. A little light when I'm down on my knees. I was so lost in myself when I found you. But in that moment you made me believe. You give me freedom, freedom, freedom I've been looking for. Freedom, freedom is you. You give me freedom, freedom, freedom I've been looking for. Freedom, freedom is you. You give me freedom, freedom, freedom. You give me freedom, I've been looking for. You give me freedom, freedom, freedom. You give me freedom, I've been looking for. You give me freedom, freedom, freedom. You give me freedom, I've been looking for. You give me freedom, freedom, freedom. You give me freedom, I've been looking for. I didn't care enough to stop me falling. I didn't care about myself till you lifted me up when I was down, and now this is the highest I have ever felt. You gave me something that I can hold on to. A little light when I'm down on my knees. I was so lost in myself when I found you. But in that moment you made me believe. You give me freedom, freedom, freedom I've been looking for. Freedom, freedom is you. You give me freedom, freedom, freedom I've been looking for. Freedom, freedom is you. You give me freedom, freedom, freedom. You give me freedom, I've been looking for. You give me freedom, freedom, freedom. You give me freedom, I've been looking for. You give me freedom, freedom, freedom. You give me freedom, I've been looking for. You give me freedom, freedom, freedom. You give me freedom, I've been looking for. You give me freedom, freedom, freedom I've been looking for. Freedom, freedom is you. I believe that the answer isn't simple, that you make it out to be. And you're just like me, always end up in the places that we're not supposed to be. Ooh, yeah, we get lost sometimes, I know, but always get where we need to go. Ooh, yeah, we get lost sometimes, I know. They say the best days are yet to come, but I know that ain't true. When the world gets the worst of me, I'm still my best with you. We don't stare into the ocean, we just dive into the blue. They say the best days are yet to come, but I know that ain't true. Oh, love and living in it. I believe we can answer all our problems with a simple melody. So sing to me, sing a song
No nii, tere õhtut. Käes on neljapäeva imeline õhtu ja sina oled tulnud siia, et osa saada millestki erakordsest. Just nimelt, millestki erakordsest. Enamus inimesi ei saa aru, tegelikult ma natuke sätin siin asju. Saate pärast selle salvestuse ka, kus juures saate märkmeid teha, sest ma olen selle pooldaja, et kõiki asju ei jõua korraga meelde jätta, nii et tuleb vaadata natuke järgi ka pärast asju. Ja mindset coaching. Ma näen, siin käib aktiivne vestlus. Ma teie kõigi, mis mulle õpetas, minu enda hea juhendaja ütles, et vestlus on äge, chatid on tore, aga pane tähele, mida ma räägin. Ja see on minu nõu on olnud kõigile nendel inimestel, keda ma olen juhendanud nüüd aastate jooksul siin sadades. Et pange tähele, tutvusi saame pärast sobitada ja läheme asja juurde. Nii. Ma loodan, et te näete, kes on siin selleks, et muuta oma elu jäädavalt. Tõstke käsi, siin on olemas selline nupp, raise your hand. Ja kes on tulnud siia? Näed, see tuleb käsi üles, tuleb. Tänasele webinari oli registreerunud minust paarisaja inimese ringis, kohale on jõudnud siin, issand, kui palju võid on siin praegu eetris, 50. Väga hea, 25% on kohale jõudnud. Mindset, mõtleme korra selle sõna peale. Mindset, mind ja coaching. Mindset, coaching, mind, no nii. Mindset ja coaching. Lähme need sõnad käivad läbi. Mis asi on mindset? Mind, eesti keeles mõistus. Set, seadistus. Coaching, juhendamine. Mind on mõistus. Ja set on seadistamine. Ja nüüd, ilma et me süveneksime nendes asjades väga suuresti, ma küsin sinu käest ühe küsimuse. Nii, panen selle suureks terve ekraani ulatuses. Ma küsin sinu käest, kuidas teist värvi. Kuidas sa oled rahul oma tulemustega käesoleval hetkel? Ja paneme siia erinevad valdkonnad alla, sest mulle ei meeldi ja mina ütlen alati, et edukas inimene tähendab seda, et ta teab, mida ta tahab ja ta liigub iga päev progresseeruvad selles suunas ehk paremaks muutudes. Ja kui me räägime mõistuse seadistamisest ja juhendamisest, siis on olemas väga palju erinevaid juhendajaid. Kes õpetab sind kooki tegema, kes õpetab sind, ma ei tea, kätekõverdusi tegema, kes õpetab sind jõusaalis treenima. Treener. Aga mõistust ei ole õpetanud meile väga mitte keegi. Esiteks, minu käest Bob Proctor küsis kunagi New Yorgis, andke käega märku, nii käed paneme siit alla ja kes on näinud sellist filmi või lugenud raamatut The Secret, saladus. Saladuste raamatut. Nii, käed tõusevad. Väga hea. Kaks inimest on lugenud, väga hea. Tervis, suhted, raha ja vaba aeg, tulemused. Ja mõtle, kust need tekkinud on. Kust on tekkinud sinu tulemused? Sul on praegu ka mingid tulemused. Ma ei tea, kas need on head, halvad või keskpärased, ma ei oska öelda. Aga ma tean, et sul on tulemused. Ja ma tean, et need on olemas sul. Tulemused. Sinu tulemused käesoleval hetkel. Sul on need olemas. Kuidas nad tekkisid? Kuidas on tekkinud sinu tulemused?
kuidas nad tekkisid. Sind täna mõtlema panna, sest kui me räägime mindset coachingust ja selle väärtusest igale inimesele eraldi, siis ongi, et küsimused. Mida teeb juhendaja? Ta küsib vastikuid küsimusi sinu käest. Miks? Et sa paneksid ennast mõtlema. Et sina hakkaksid mõtlema. Muidu ma ei saa aidata ühtegi inimest, kui ta ei mõtle. Kuidas need tekkisid? Ma võin siia joone tõmmata. Me kõik teame, et need tegevused, mida sa oled teinud, on toonud sulle teatud tulemused. Tegevused, mida sa oled teinud. Tegevused on sul toonud tulemused. Olgu siis suhetes, tervises, rahas või vabas ajas. Sa võid chatboxi pärast panna siia kommentaari, millist valdkonda sina tahaksid muuta oma elus. Tervis, suhted, raha, vaba aeg. Kõike 4. Ja tegevused on algust saanud ainult ühest asjast, sinu mõtetest. Sinu mõtetest on kõik algust saanud. Me arvame, et me mõtleme. Kurv fakt on see, et vaid 2% inimesi mõtleb, 3% inimesi mõtleb, et nad mõtlevad, ja 95% pigem sureks, kui et mõtleks. Me tegeleme igapäevaste pisiasjadega, aga me ei mõtle. Need inimesed nagu Richard Branson, ütleme siis, ma ei tea, Donald Trump, vahet ei ole, Urmas Sõõrumaa, Ott Tänak. Nemad on kasutanud oma mõttejõudu selleks, et saada neid tulemusi, mida on saanud. Sina oled kasutanud oma mõttejõudu selleks, et saada neid tulemusi, mis sa hetkel oled saanud. Ehk mõistuse seadistus. Mõistuse seadistus. Me peame oma mõttemustreid muutma, saamaks paremaid tulemusi. Kui me seda ei tee, mitte midagi ei muutu. Kui öeldakse, ja ma näitan sulle pärast, ma ei räägi täna ühtegi asja, mida ma ei suuda tõestada muideks. Mõtle hästi olema. Paneme siit tumme. 96–98% sinu tulemustest on harjumuslikud. Harjumuslikud. Sa ei mõtle, kuidas neid saada, sa lihtsalt saad neid. Võib ka öelda, et sa kontrollid oma elu vaid 2–4% ulatuses. 2–4% on teadlikud mõtted, ülejäänud on autopiloot. Sul on olemas mõttemustrid, mis kontrollivad sinu elu. Mõttemustrid, mis kontrollivad sinu elu. Mis sinu ellu tuleb? Ja vaid 2–4% on teadlikult valitud mõtted. 2–4%. Enamus päevast sa jooksed autopiloodi peal. Kui sa hommikul tõused, sa tead täpselt, mida sa teed. Kui sul on elukaaslane, sa täpselt tead, mida ta mis järjekorras teeb. Ja siis me räägime, et tahame paremaid tulemusi. Aga me ei saa paraku aru elu 2 põhiküsimusest. Nii, mis siin on? Aha. Näed, see järjest tuleb rahvast juurde väga lahe. Kustutab need siit ära. Me ei saa aru elu põhitõdedest. Ja esimene küsimus, mida ma küsin sinu käest. Kes sa oled? Sest see oli üks küsimus, mida minu käest küsis minu juhendaja nüüdseks. Tol hetkel ma lihtsalt olin teda näinud filmist The Secret, Bob Proctor. Ta küsis, kes sa oled? Ja ma ei osanud vastata.
kui me võtame ära sult tiitlid ema, isa, õde, vend, ma ei tea, juuksur, kosmeetik, ärimees, ärinaine, poliitik, arst, õde, mis sust järgi jääb? Kes sa oled? Ja teine küsimus. Mis on mõistus? Kirjelda. Kaks asja, mida me peaksime teadma ja mida ma ei tea. Ja me proovime saada tulemusi. Mindset, mõistuse seadistus. Esiteks, ma pean teadma, mis asi see mõistus on, mida ma seadistama hakkan. Ja teiseks, ma pean aru saama, kuidas on mind seadistatud. Ja nüüd me peame oskama seda ka muuta. Sest ainuüksi seda, et ma tean, et on olemas kokaraamatud, ei too mulle head toitu. Kui ma ei praktiseeri, siis ma head kooki ei saa või head toitu ei saa. Ma võin neid kokaraamatud jäädagi lugema. Ma olen kuskil filmis oli kunagi, et vend pistis selle kokaraamatu siis sinna, kuidas see siis, ahju, pani maksimum peale ja läks põlema raamat. Aga selle peale oli cooking book. Me peame teadma, kuidas asju kasutada. Kes sa oled? Ja nüüd ma võib-olla paljusid šokeerin, kes ei ole enesearengu ennem tegelenud. Sa oled mass energiat ja töötad sagedustel. Kõik, kes on kuulnud sellisest asjast, nagu on külgetõmbeseadus? Külgetõmbeseadus. Andke käega märku, kes on külgetõmbeseadusest kuulnud. No näed sa. Päris paljud on kuulnud külgetõmbeseadusest. Ja nüüd ma küsin uuesti sinu käest. Kas sinu tulemused on sellised, nagu sa tahad? Päriselt tahad. Ma olen kuulnud külgetõmbeseadusest. Aga ainuüksi sellest, et ma tean, et on olemas külgetõmbeseadus, ma ei saa paremaid tulemusi. On tuhandeid ja tuhandeid inimesi, kes on õppinud mindseti, vaimsust, holistikat kauem kui mina. Tuhandeid, sadu tuhandeid vaata. Ja nende tulemused ei ole kaugeltki nii head kui minul. Ma tean ka seda. Mitte, et ma oleks ülbe, aga ma lihtsalt tean, sest ma olen õppinud rakendama asju tegevusse. Ja see on see, mis toob tulemusi. Teadmiste ja tegemiste vahe. Sa oled massenergiat ja töötad sagedustel. Massenergiat. Ja universumi põhiseadus, just nimelt universumi põhiseadus, põhiolemus, ütleme lausa, on lihtne. Energia on. Ja kõik on energia. Sina oled energia, mina olen energia, sinu tulemused on energia, ainult erineval kujul. Mõtteenergia ja füüsiline reaalsus. Ütleme siis nii, et kunagi keegi mõtles, et ta tahab seda telefonit luua, ta mõtles selle peale, muundas energiat ja jõudis tulemuseni. Füüsiline reaalsus, jälle sagedus. Kui mul ei ole sinu telefoni numbrit, ma ei saa sulle helistada, pole võimalik. Ma ei saa sulle helistada, kui ma ei tea sinu numbrit. Ma pean sinu numbri välja uurima. Miks? Sest iga telefoni number on sagedus. Ja kui universumi põhiolemus on, et kõik on energia, sinu mõtted on energia, sina oled energia, siis nii. Me peame aru saama, mis asi see energia siis on. Kuidas ta töötab? Mõtle selle peale. Kõik on energia. Kui kõik on energia, siis sinu mõtted on energia.
Sinu tunded on energia. Sinu tegevused on energia. Sinu tulemused erineval sagedusel olev energia. See on päris põnevaks läheb asi, mõtleks selle peale. Ja see on, mida me peame hakkama aru saama, kui me tahame paremaid tulemusi. Nii, ma kirjutan siia juurde. Erineval sagedusel olev energia. Kõik on energia ja kõik saab alguse mõtetest, mida ma ennem kirjutasin, kõik saab alguse mõtetest järelikult. Me hakkame looma ülevalt allapoole, kõrgemast. Mõte on kõige võimsam energialiik maailmas. Kõige võimsam energialiik. Ja siis me ütleme, et me ei saa midagi hakkama või millegiga hakkama. Me ei saa hakkama. Muidugi saame. Sa ei ole aru saanud lihtsalt, kui võimas sa oled. Mina ütleks, et kui sa oled näinud kõikvõimas, mis asi oli kõikvõimas Bruce, kunagi üks film, kuidas ta sai kõigega hakkama. Sa oled täpselt sama võimas, sul on täpselt samad võimalused läbi lüüa elus, kui on kõigil teistel inimestel, keda sa näed, kes on väga edukad. Ainus vahe on selles, kuidas sa kasutad oma mõtte energiat. Mindset coaching. Me õpime kasutama oma mõtte jõudu selleks, et tekitada omal hea tunne, tekitada ülihea tegevus ja saada tulemusi. Me seadistame ringi selle, mis sul on. Ja nüüd ma küsin sinu käest, võtta paber ja pliiats, ma kustutan siit ära. Paber ja pliiats. Ja teeme sellise asja, mina nimetan seda, paneme siia peale ka, kes ei tea, mõni teab juba, zombitest. Ja kõige lihtsam selles suhtes on võtta rahaline raha, sisse tuleb. Pane siia 2017, 2018, 2019, 2020 ja 2021. Ja vaata, mis on muutunud. Mis oli sinu sissetulek? Ja mis on olnud siiamaani sinu sissetulek sel aastal? Ja nüüd me saame teada, kas sa mõtled oma peaga või sa käid ringi läbi selle päeva zombina. Anna mulle, sa võid kommentaaridesse panna või anna mulle käega märku, kui sinu sissetulek on suurenenud vähemalt 10 korda. 10 korda viimase 4 aasta jooksul. 10 korda. Miks ma seda küsin? Siis ma tean, et sina oled muutnud oma mõtlemustrit. Sest see on tõeline zombitest. See on äratuskõne igale inimesele. Sa võid siia panna ka suhted näiteks, kui sa tahad. See ei pea ainult olema raha. Suhted. Kuidas sul on olnud suhted oma elukaaslased 2018, 2019, 2020, 2021? Kas seal on mingit muutust olnud? Mindset coaching ei ole ainult raha. See on kõik elu valdkonnad. Kõik elu valdkonnad. Ja siis, kui sa hakkad sellest mõistma ja aru saama sellest, et see on kõik elu valdkonnad. Kui sa muudad ühte oma uskumust, ühte oma harjumust, kogu sinu elu hakkab muutuma. Inimesed arvavad, et see on ainult rahaline pool. See on iga elu valdkond hakkab sul muutuma. Et kui sa seadistad ringi oma uskumused ja harjumused, kogu sinu elu muutub. Piisab ühest.
ja kõik asjad hakkaksid muutuma. Ühest asjast. Ja kui me ei saa aru, mis asi energia on, kuidas see töötab, kuidas ma saan neid tulemusi, siis tegelikult me kobame pimeduses. On olemas kaks äärmust. Teadmatus ja teadlikkus. Siia roheliseks. Nii. Teadlikkus. Kui sa ei teeni nii palju, kui sa tahad, siis sa elad teadmatuses. Sa ei tea. Teadmatus. Ma ei tea. Ja teadlikkus on see, et ma saan aru, kuidas maailm töötab. Ma saan aru, kes olen mina. Ma saan aru, et on olemas 7 peamist seadust ja üks ülim seadus ehk energia on. Ja siis 7 alama seadust, millele kogu maailma eksistents tugineb. Kõik sinu tulemused. Sa ei saa neid muuta. Sina ei saa neid muuta. Mina ei saa neid muuta. Valitsused ei saa neid muuta. Ehk kui sa tahad nautida tõelist vabadust, pead sa aru saama, kes sa oled, kuidas mõistus töötab ja kuidas seda seadistada nii, nagu sina tahad, et asjad oleksid. Teadmatus. Ma ei viitsi õppida. Ma arvan ekslikult, et kui ma lõpetan kooli, siis ma olen saavutanud märkimisväärsed teadmised ja mind ootab ees helge elu. Koolisüsteem ei õpeta sulle, mis asi on mõistus, kuidas mõistus töötab, mis asjad on universumi seadused, mis asjad on loodusseadused. Nad ei tee seda. See on süsteem. Mõtle selle peale. Kui 3% elanikkonnast teenib 97% rahast ja 97% elanikkonnast teenib 3% rahast. Kas sa arvad, et see on juhus? Mina ei usu sellesse. See ei ole juhus. Meid on teadlikult eksitatud ja vale infot jagatud. Meid on teadlikult suunatud valele teele. Valed. Mine kooli, saa haridust, siis on hea töökoht, siis saad palju raha. Meil on lademetes kõrgharidusega töötuid inimesi, kõrgharidusega inimesi, kes töötavad kaubandussektoris, saavad märust palka vabast väljenduse eest. Aga need on väga kõrge haridus. Haridus ja haritus on 2 erinevat asja. Ja mida rohkem sa õpid tundma ennast, seda paremaks, seda paremaks lähevad sinu tulemused. Mida rohkem sa õpid tundma ennast, seda paremaks lähevad sinu tulemused. Ja see on tee vabadusse. Ehk teadmised. Teadlikkus on tee vabadusse. Teadlikkus on tee vabadusse. Sa pead muutuma teadlikuks asjadest, mida sa ei tea. Ja see ongi mõistus. Ja mis asi mõistus on? Mõistus on liikumine, mõistus ei ole asi. Ja tänu sellele tegelikult kunagi Dr. Truman Fleet 1934, kes oli seotud holistilise ravitsemisega, joonistas pildi mõistusest. Ta joonistas pildi mõistusest. Ma võtan nüüd teise ekraani siit, siis ma saan kiiremini neid asju jagada. Üks hetk. Niimoodi. Ja. Nii. Ja. Jagame.
Olemas. Ja nüüd mõelge selle peale, mis ma rääkisin. Ei olnud pilti olemas mõistusest. Dr. Truman Feet aastal 1934 joonistas sellise kriipsu mehikese. Selgitamaks, mis asi on mõistus. Inimene mõtleb piltides. Mõtle oma auto peale, mõtle oma elukaaslase peale, mõtle kohvitassi peale, mõtle, ma ei tea, kaameli peale. Kas sul tuleb pilt ette? Tuleb sul pilt ette, anna käega märku, kui sul tuli, ma nimetan sõna kohvitass, sul tuleb pilt ette, ma nimetan kaamel, sul tuleb pilt ette, kaelkirjaks, sul tuleb pilt ette. Me mõtleme piltides. Inimene mõtleb piltides. Mõtleme. Mõtleme piltides. Mida mindset coaching annab, loob pildi sellest, mida soovid. Lood pildi sellest, mida soovid. Ja see sama kriipsumehike esindab sinu mõistust ja alumine on keha. Ülemine on mõistus. Mõistus ja keha. Ja sinu keha ei lähe ise tegevusse. Mõistus annab kehale korralduse. Keha liigub tegevusse. Universumis tekib reageering ja tekivad tulemused. Mõistus annab korralduse tegevuseks. Mõistus annab korralduse tegevuseks. Selle tegevuse tulemusel tekib reageering ja reageering toob tulemused. Ehk vastasmõju. Jõud, energia, mida sina välja annad, tekitab energia universumis. Kõlab võib-olla paljude jaoks jaburalt, aga usu mind, kui sa hakkad sellest aru saama, sinu tulemused panevad niimoodi taevasse, et sa ise ka imestad, kus see kõik see aeg olnud on. Ja see sama asi. Me ei saa nendest asjadest aru, ja siis meil tekime kahtlused. Meil on ebakindlus. Miks meil on ebakindlus? Sest me ei saa aru. Me elame teadmatuses. Me ei saa aru elu põhitõdedest. Ja siis me oleme hämmingus. Ja ta tõmbas siia kriipsu ka vahele. Ülemine osa on teadvus, alumine on alateadvus. Teadvus ja alateadvus. Ja nad töötavad erinevalt. Kui see on mõistus, siis me peame aru saama, kuidas ta töötab. Ja mõtle selle peale, kui sa olid laps, siis sind seadistati väliskeskkonna poolt. Üks on geneetiline seadistamine, 50% ema, 50% isa, 50% vanema, 50% vanaisa, geneetiline programmeerimine. Teine on väliskeskkonna poolt programmeerimine. TV, vanemad, ühiskond. Praegu on internet raudselt. Ehk kõik see, mis toimub lapse eas enne 7. eluaastat. Enne 7. eluaastat kõik see mõjutab last. Siia sisse tekib paradigma. Nii, teeme punaseks. Paradigma. Paradigma on uskumused pluss harjumused. Kas teil keegi ütles sellist asja kunagi, et raha ei kasva puu otsas, edu on raske töö tulemus, sa pead palju tööd tegema, siis sa saad edukaks. Kõik need on uskumused. Ja need on peale kirjutatud teiste inimeste poolt sulle. Kujuta ette, teised inimesed kirjutasid sulle peale, mida sina mõtled. Nii. Ja nüüd
sa lähed elule vastu ja mõtled, elu peabki raske olema. Kas sa tahad uskuda, et elu peab olema raske? Mina näiteks ei taha uskuda, et elu peab olema raske. Elu on kerge. See on minu mantra. Elu on kerge. Minu tegevused on kooskõlas universumiga ja nad toovad mulle soovitud tulemuse kiirelt, kergelt ja lõbusalt. Ja see paradigma ehk uskumuste ja harjumuste kogu on peale kirjutatud enne 7. eluaastat. Ja nüüd sa käid aastast aastasse vanade uskumustega. Vanade uskumustega. Kui sa ei usu, et sa oled võimeline saavutama edu, ma ei tea, 10-kordistama või 100-kordistama oma sissetulekud, siis seda ei juhtu, sest sa ütled, et see pole võimalik. Sa ütled, et see pole võimalik. Sul on olemas teadvus, sul on olemas alateadvus. Ehk mõistus. Nii. Mõistus. Keha. Ja kui ma ütlesin, et kõik on energia, siis sa oled ümbritsetud kogu aeg energia väljast. Sinu sisse voolab kogu aeg energia. Sa ei pruugi sellest arugi saada. Aga iga hetk, ka praegu, kui sa kuuled mind, sa kogud infot. See energia voolab sinu sisse. Sul on võimalik valida. Valik. Kas sa usud seda, mida ma räägin? Või sa ei usu seda, mida ma räägin? Sul on valika võimalus praegu. Mina ei tea, mis sa teed, kas sa usud seda infot või ei usu. Kui sa jääd siia liinile edasi, siis sa ilmselt hakkad juba uskuma natukene, sest sa oled võimeline saavutama kõike, mida sa soovid. Kõike. Aga sa pead hakkama tegema targemaid valikuid. Ma tegin aastaid halbu valikuid. Aastaid. Sest mul ei olnud seda infot, mida ma täna jagan sulle. Mul ei olnud head juhendajat. 2016 ma tegin otsuse, mul on vaja juhendajat. Võtsin omale juhendaja ja tulemused panid üles. Miks meil on juhendajaid vaja? Me jõuaks kiiremini soovitud tulemust. Ja kui sa saad valikuid teha, siis see tähendab, et sa saad luua. Teadvuse tasandil löödi suurem joonis. Sa saad valida. Saad luua. Eemale lükata. Luua, eemale lükata, valikuid teha. Jõud jõuab sinu sisse ja saab valida oma mõtted. Enamus inimesi ei vali oma mõtted. Miks? Sest teadvuse tasandil kustutan need siit ära korra. Teadvuse tasandil on meil sellised imelised asjad nagu tajumismeeled. 1, 2, 3, 4, 5. Meil on 5 tajumismeelt. 5 tajumismeelt. Kuulmine, nägemine, maitsmine, haistmine, kompamine. Ja me kogume infot nende põhjal. Kogume infot. Vaatame oma tulemusi. Meil on tulemused elus, vaatame neid tulemusi, meil on tajumismeeled, nägemine, me vaatame pangaarvet. Ups, mis juhtub? See ei ole päris see, mida me tahaksime, tekib negatiivne mõte. See liigub alateadvusesse, tekib negatiivne tunne. Me ei valinud mõtet. Me võtsime omaks selle, mida me nägime. Ja sinu kehasagedus on negatiivne. Järgneb tegevus, mis on negatiivne. Järgneb reageering, mis on negatiivne. Panen siia miinusmärgid. Negatiivne mõte, negatiivne tunne, negatiivne sagedus, negatiivne. Ja ainus asi, mis saab juhtuda, uus negatiivne tulemus.
vaatame uuesti, jälle registreerub ja jälle läheb. Miks me mõtleme ainult selle põhjal, mida me näeme? Sest meil ei ole õpetatud, mis on meie kõrgemad võimed. Meil on olemas kõrgemad võimed. Seda sul koolis ei õpetata. Kujutlusvõime. Kujutlusvõime, arutlusvõime. Intuitsioon. Mälu. Tahe. Ettekujutlus. Kõrgemad võimed. Meil on nad olemas. Meil on olemas kõrgemad võimed. 1, 2, 3, 4, 5 ja 6 tükki. Ja need asuvad samamoodi teadvuse tasandil. Nemad on meie jõukeskus. Aga kui ma seda ei tea, ma ei oska neile peale hakata. Ma isegi ei tea, need olemas on. Mis ma ütlesin? Teadmatus on häving. Teadlikkus on tee vabadusse. Enamus inimesed viibivad teadmatuses. Teadmatus. Nad ei julge isegi midagi rohkemat soovida. Nad viibivad teadmatuses. Kui me hakkame aru saama, kuidas mõistus töötab, kes ma olen massenergiat, ma töötan sageduste peal, siis ma hakkan liikuma elus edasi. Ja mitte miski ei saa mind enam takistada. Mitte miski. Sest kui ma hakkan aru saama, kuidas asju teha, siis keegi ei saa öelda, et ma ei tea. Mõtle, kui sa oled kunagi õppinud jalgrattaga sõitmise ära ja keegi tuleb ütleb, et see pole võimalik. Sa ütled, vaadata otsa, et lõi, muidugi on. Ma teen seda, ma ei oska rattaga sõita. Aga inimesed tulevad ja räägivad sulle midagi ja sina võtad selle omaks. Sa võtad omaks teiste inimeste arvamused. Arvamused. Odavaim kaup maailmas. Sa võtad omaks teiste inimeste arvamused ja ütle, et see pole võimalik. Miks? Sest seda süvendati sulle. Seda ei saa, see pole võimalik. Raha ei kasva puu otsas. Sul peab olema hea haridus. Sul peab olema palju sidemeid. Sul peab olema palju tutvusi. Selleks, et elus läbi lii. Ei pea olema ühtegi neid. Mul ei olnud. Ma pean hakkama lihtsalt tahtma midagi enamat. Anna mulle käega märku, kui sa tahad midagi elus enamat, kui sa tahad tõesti avada oma potentsiaali, jõuda täiesti uuele tasemele ja tahad olla tõsiselt järgmine edulugu, kus öeldakse, et näe, vaata, Pille, Mari, Kairi, Karmo, Peeter, Paul, sul on õnne olnud. Nii. Miks ma seda küsin? See on ju võimalik. See on võimalik. Näed, ma panin uupisin nimesid, mõne nimega panin täitsa täppi kohe. See on see, millest me räägime. Selle jaoks ongi mindset coaching. 95% sinu tulemustest on automaatne. Teadmised, teadvus, alateadvus. Siin on sul teadmised. Võiksime öelda, et raamatud on siia laotud. Kustutame selle ära, teeme siin raamatud. Oih, läks paljuks. Siin on raamatud laotud.
Aga see ei ole osa, mis vastutaks tegemiste eest. Tegevused on siin. Alateadus vastutab tegemiste eest. Ja see on see, millele me peame rõhku panema. Tegevused. Teadmiste eest meile keegi ei maksa. Ma võin kõik asju teada, aga kui ma ei tee, mitte midagi ei juhtu. Ja see on 2–4% ja see on 96–98%. Miks? Sest kui sa olid väike, siis koolitati välja uskuma asju. Paradigma. Paradigma kontrollib 96–98% sinu elust. Karm aga tõde. Miks see nii on? Sest me ei ole aru saanud, et meid on seadistatud. Aga mõtle, sa oskad rääkida inglise keelt või vene keelt või hiina keelt või jaapani keelt või saksa keelt, rootsi keelt, soome keelt. See ei ole mitte midagi muud kui programm. See on programm, mis on kinnistunud alateadusesse, sest sa kuulsid mingit asja, see jõudis alateadusesse, mõtlesid kaasa, tahtsid seda keelt ära õppida. Ja sul tekkis programm alateadusesse, inglise keele programm. Inglise keele programm tekkis sulle. Kui sa ei oska jaapani keelt, sul ei ole vastavat programmi. Ja nüüd on täpselt sama asi, kui sul ei ole alateadus ja nii, Karmo, mis tegid? Kui sul ei ole alateaduses, mina nimetan hea elu programm. Kui sul see on puudu, seda programmi ei ole, siis tuleb see sinna installida. Kui sa saad arvuti poest kätte, seal on baasprogrammid, mis aitavad arvuti käivitada. Täpselt samamoodi on inimesel. Ja nüüd, kui beebi sünnib, tal on baasprogrammid, mis aitavad teatud asju teha. Nüüd ülejäänud programmid installib talle kasutaja, vanemad, ühiskond. Täpselt sama on arvutiga. Sa saad arvuti kätte ja nüüd sul on vaja mingi Pages või Words või Excel või Numbers või Keynote'id, PowerPoint'id. Sa tõmbad need alla. Sa installid need, sest muidu sa ei saaks teha. Hea elu programm. Hea elu programm tuleb installida. Ja siin tulebki appi mindset coaching. Kui maailm töötab sageduste peal, nüüd läks paljuks. Maailm töötab sageduste peal. Siis sinu tulemused on hetkel kuskil nad on. Kuskil siin. Tulemused. Ma ütlen, et nad on head, ma ütlen, et nad on halvad. Nad lihtsalt on. Tulemused. Ja mõtle nüüd selle peale. Kui Pärnus on, ütleme, siin on Tre-raadio ja Power Hit. Siis nende sagedused on erinevad. Ja Tre-raadio sagedusel ma ei saa kuulata Power Hitti ja Power Hitti sagedusel ma ei saa kuulata Tre-raadiot. Ma pean kruttima ennast õigele sagedusele selleks, et saada õiget asja kuulata. Ehk kui sa ei ole rahul oma tulemustega, mis sul hetkel on elus, need on siin, kus nad on. Nad ei ole head, nad ei ole halvad, nad lihtsalt on. Siis ainus võimalus, kuidas sinna jõuda on, sa pead tõstma oma sagedust. Sa tõstad oma sagedust. Ja nüüd hakkavad asjad juhtuma. Vaata, mis siit juhtub. Ma siit vahel tuleb olema. Virvendus tuleb siis. Okei, pärast ei ole niimoodi. Ehk, sa pead ennast heale sagedusele viima. Ja nüüd hakkavad paljud küsima, aga kuidas? Sa ei teagi, kuidas. Päriselt ka. Mina ka ei teadnud, kuidas seda teha. Aga ma pean tegema otsuse.
et ma lähen sinna. Otsus. Kui ma ei tee otsust, kõik sinu tulemused on teisel pool otsust. Kui sa ei tee otsust, olla edukas, siis seda ei saa juhtuda, sest sinu mõtted on kinni siin sagedusel. Ja ainus asi, mida saad ligi tõmmata, on samasugused olukorrad, samasugused situatsioonid, samasugused inimesed, keda siiamaani ligi tõmbada. Nüüd ma teen otsuse, kes on minu tausta uurinud, lugenud, kuulanud. 2016, 2013 ma tulin palgatöölt ära. Ma olin väga hea karjääri teinud, väga häid müügitulemusi. Ja ma tegin otsuse ära, hakkasime oma ettevõtet tegema, tõusude möödadega nagu ikka esialgu. Sest mul ei olnud juhendajad, mul ei olnud arusaamist mindsetist, ma kuulsin küll, et muuda oma hoiakut ja kõik muutub. Ma ei saanud aru, mis see hoiak on, veel vähem, kuidas seda muuta, sest ma ei saanud aru, mitte keegi ei joonistanud mulle seda kriipsujukut. Mitte keegi ei selgitanud mulle lahti seda paradigma asja. Väga paljud inimesed võivad isegi teada seda, mis ma siin joonistan. Aga küsi enda käest, kas su tulemused on muutunud? Kui ei ole muutunud, siis sa tegelikult ei ole sellest aru saanud. Sa tead, et see on olemas. Aga sa ei ole aru saanud. Teadmine ja tegemine on kaks erinevat asja. Ma usun, et paljud inimesed teavad seda teemat, on seda kuulanud, on seda näinud kuskil, aga need tulemused ei muutu. Mul on omal coachingus inimesi, kes on tulnud, nendel on raamatud rohkem kui minul, nad on kauem aastaid õppinud kui mina ja tulemused ei muutu. Nad tulevad minuga coachingusse ja asjad muutuvad. Miks? Sest ma aitan inimesel installeerida hea eluprogrammi. Hea eluprogrammi. Sest sinu võimetel ei ole piiri. Sa võid saavutada kõike, mida sa tahad. Sinu sees on potentsiaal. Ja ta tahab välja pääseda. Aga siin on paradigma ja tavaliselt on see punast värvi, ehk siis paha. Mitte hea. Ja see paradigma tahab seda potentsiaali lämmatada. Miks? Sest sa hakkad mõtlema, et ma olen võimeline midagi enam mõtlema hakkad. Aga nii kui sa oma emotsionaalselt hakkad selle, issand, kui äge oleks seda omada. Ei, see pole võimalik. Sul on vaja eesmärki, mis sind kõnetaks. Eesmärk. Eesmärk. Mis sind tõsiselt kõnest. Sinu tulemused elus võrduvad sinu ihalduse suurusega. Mõtle lõkke tegemise peale. Vähe tuld, vähe sooja. Väike ihaldus, väikesed tulemused. Suur ihaldus, suured tulemused. Unistused saavad reaalsuseks, kui ihaldus vormib nad tegudeks. Unistused saavad reaalsuseks, kui ihaldus vormib nad tegudeks. On olemas kaks voolust. Kui te teete jõge, seal on kaks voolu sees. Üks on positiivne, teine on negatiivne. Üks viib sind kaugemale sinu soovitud tulemustest, teine lähemale sinu soovitud tulemustele. Sa oled praegu ka väga hea küsimus, kui sa oled. Mis sa ise arvad? Kas sa oled käesoleval hetkel distsiplineeritud? Anna käega märku, kui sa tunned, et sa oled väga distsiplineeritud. Sa oled ülikõva distsipliinis. Ja tunned, et see on sinu kindel tugevus. No nii. Ma vaatan, kes meil vastavad tugevuseks endal distsipliini. Ja nüüd ma teistele ütlen, kes ei pannud kätt püsti, ma ütlen niimoodi, sa oled väga distsiplineeritud. Sa oled väga distsiplineeritud tegema tegevusi, mis ei vii sind lähemale soovitud tulemusele.
Paljud inimesed on väga distsiplineeritud vale toidu söömisele, vähesele liikumisele, halbadele elukommetele. Enamus inimesi. Paradigma. Uskumused pluss harjumused. Harjumused. Oled kuulnud, sa oled oma harjumuste ori. 96–98%. Harjumused määravad sinu tulemused. Me peame installima uusi harjumusi, uusi programme, sest vaid 2–4 on teadlik ja me peame haarama kontrolli selle üle. Ehk sa pead hakkama mõtlema selle peale, mida sa tahad. Mida sa tahad. See on see, millele mina panen rõhku. Ma tahan aru saada, kui ma alustan kellega koostööd, mida ta tegelikult tahab. Piisab see ka sellest, et ihaldus on parem elu järele. Isegi kui sul ei ole esialgu konkreetsete eesmärki asja. Minu juurde jõuavad inimesed, kellel on eesmärk ja kellel ei ole eesmärki. Vahet ei ole. Ihaldus on nendel kõigil üks. Nad tahavad midagi enamat. Ja tänu sellele, et nad tahavad midagi enamat, on nad jõudnud minu juurde. Muidu ei jõuakski. Sina ei oleks ka täna siia jõudnud, kui sul ei oleks ihaldust midagi enamat. Ma tean 100%, et sa otsid võimalust kiirendada ja parandada oma tulemusi. Sest muidu sa ei oleks siin. Sa võiksid teha praegu miljon muud asja. Aga sa oled siin ja sa vaatad seda videot, sa vaatad seda treeningut, sa vaatad seda selgitust ja mõtled, issand oikud tõesti. Ma tean, et mul on tegelikult ihaldus olemas. Ma ei lase selle paradigmal kontrolli võtta. Ma tõesti lähen ja lasen sellel kasvada. See eeldab otsust. Kui sa otsust ei tee, mitte midagi ei juhtu, nagu mõtlesin. Sinu mõistus on imeline. Sinu sisse voolab energia. Sa võid valida kas positiivse mõtte või negatiivse mõtte. Valik. Vastavalt sellele, mida sa valid mõelda, tekib sul tunne. Kas siis positiivne tunne või negatiivne tunne. Siin on mure pluss kahtlus. Ma kahtlen endas. Enamus inimeste takistus ei ole mitte vähene raha. Enamus inimeste probleem on hoopis kahtlus ja mure iseenda osas. Ma ei saa sellega hakka. Vähene enesekindlus. Ja see tuleneb teadmatusest. Nii, läks valesti. Teadmatus. Mure ja kahtlus formuleerib hirmuks. Hirm omakorda läheb alatea või kehasse, tekib ärevus. Nüüd me hakkame asju edasi lükkama. Tuleb tuttav tunne, et edasi lükkama. Siis hakkab tekkima stress, et asjad ei lähe nii nagu vaja. Ei tea, kus see raha peaks tulema. Täielik depressioon. Haigused. Surm. 85% haiglavoodikohtadest on täidetud inimeste poolt, kes ennast haigeks mõelnud. Mõelge, kui palju ressursse jääks järgi, juhul kui me õpetaksime inimestele teistmoodi mõtlemist. Seda ei tehta. Tänu sellele olete te siin. Mõtlen ausalt, minu äri koguks kokku, kui riiklikul tasandil hakatakse õpetama mõtlemist. Aga seda ei tehta. See ei ole kasulik. Nii et mure, kahtlus, hirm, ärevus, stressi, depressioon. Ja teiselt pool on õppimine, arusaamine. Kõigil on olemas.
võimalus õppida. Kõigil oli võimalus täna selle webinaril tulla, kõigil. Mitte kõiki tulnud. Kui ma räägin 200 inimest on registreerunud, 60 inimest on siin pluss, 60 pluss inimest, mitte kõiki tulnud siia. Mitte kõiki registreerunud. Eestis on minust 1,2 miljonit elanikku, võtame lapsed maha, kuskil miljon inimest oleks võinud ikka registreeruda. Ei olnud miljonit. Sest õppimine tundub jabur, ma ju tean niigi, ehkki tulemused räägivad vastupidist. Ja kuna sa valid positiivse mõtte, sul tekib usk. Sa valid positiivse mõtte, tekib usk. Nüüd tekib heaolu tunne. Kiirendus. Kasv. Kergus. Valik on meie teha. Valik. Ka täna sa pead tegema valiku, kas sa jätkad samal rajal, kui sa oled olnud, või sa otsid omale hea juhendaja ja lähed temaga koos. Sest vastasel juhul ei juhtu midagi. Kui sa lased selle paradigma kontrolli omada, ei juhtu mitte midagi. Ausõna juhtub. Ma tean. Sest kuna sind on kontrollitud, no nii. See on hirmu piir sul. Hirm, musta värvi. Ja nüüd, kui paradigma potentsiaal jääb sinu sisse, seda ei saa keegi ära võtta, see on alati seal olemas. Sa hakkad liikuma siia poole. Aga kuna sa ei saa aru maailmas, kuidas see töötab, sa lähed tagasi siia mugavustsooni. Sa ei lähe siit, sa ei saa läbi minna, teisel pool on vabadus, aga sa lähed siia. Ja see, et sa täna siin oled, on väga hea samm edasi. Aga see ei muuda sinu tulemusi. See, et sa tead, kuidas Koka raamatut lugeda, see ei muuda tulemusi. On 2 võimalust, kuidas muuta oma programmi. Ma kirjutan sulle üles siia, et sul oleks silme ees. Esiteks, emotsionaalne mõjutus. Enamasti on see negatiivne. Teine, pidev kordamine. Mida mina teen 12 kuu vältel? Me tegeleme pideva kordamisega. Me hakkame teadlikult valima oma mõtteid. Ma aitan inimese minna rohelisele poolele, negatiivse poole pealt. Sest meil oli sisse kodeeritud negatiivne mõtlemine, negatiivne tunne. See on meil sisse kodeeritud, sest me vaatame oma tajumismeeltega. Ja siis ütlevad, et see pole võimalik. Kõik on võimalik, kui sa tahad. Ja kui maailm töötab sageduste peal, siis väga paljud inimesed ei kontrolli absoluutselt oma elu. Miks? Ta on kuskil siin praegu. Oletame, et see oled sina. Ja üleval on siis kõrge sagedus, hea elu. Ja siin on all on. Nii. No. Halb elu. Ja üleval on hea elu. Kõrge sagedus. Madal sagedus. Ja nüüd see inimene, kes siin elab, keegi ütleb talle midagi hästi, tuju hea, keegi ütleb midagi halvasti, tuju halb. Ma ei tea, auto keerast tee peal ette, tuju halb. Nüüd sõber helistas talle, kiitis, kui hea ta on, tuju hea. Ta käib niimoodi.
emotsioonid. Emotsioonid on energia. Energy in motion, energia liikumis, energy in motion, energia. Ja ta laseb teistel inimestel kontrollida oma energiataset ja tänu sellele ta ei saa kunagi seda head elu, mida tahaks. Siis on teatud inimesed. Oi. Nii. Siis on teatud inimesed, teeme need mustaks, kes on kogu aeg madalal sagedusel. Ilm on halb, inimesed on rumalad, raha ei ole, ma olen kakamagnet ütlevad ja nad ei saa aru, kui palju tõtt nende jutus on. Nad kogu aeg räägivad seda, järelikult saavad seda ainult juurde. Ainus asi, mis saab kasvada, on see, millele sa annad energiat. Millele sa annad energiat iga jumalama päev küsijate käest. Ja teine äärmus on siis need inimesed, kes on siin üleval. Olete näinud inimesi, kõik läheb nii hästi, nendel läheb nii kergelt ja lõbusalt, kõik asjad täitsa uskumatu. Lausa kadedust tahab tekitada. Nad ei lähe ärritu, nad ei mitte midagi. See inimene, kes seal üleval on, tema vastab olukordadele, vastab. Tema siin all ääres reageerib. Reageering ja vastamine. Kaks täiesti erinevat asja. Kui sa vastad olukordadele, säilitad sa kontrolli ehk energia liikumise. Kui sa reageerid, siis sa annad kogu kontrolli käest ära. Nii lihtne see ongi. Ja nüüd ma tõmban veel ühed jooned siia. No mulle meeldib kohe joonistada. Siis kui sa oled hetkel, ütleme, et sa oled täiesti ei ole halb, ei ole hea. Ja sinu eesmärk on tegelikult teenida mingisugune X summa raha, osta omal kodu, mida iganes sul on. Siis sa pead tegema otsuse ja see peab olema pühendunud otsus. See ei saa olla lihtsalt niimoodi, ma teen seda siis, kui ma saan raha, ma teen seda siis, kui lapsed lähevad kooli, ma teen seda siis, kui laps läheb koolist ära, ma teen seda siis, kui ei. Ma tegin otsuse, ma teen selle ära nädala aja jooksul. Kõik. Sa pead ennast sinna viima. Kui sa teed pühendunud otsuse, pühendunud. Sa muudad oma sageduse muutus. Ja nüüd inimesed küsivad ma käest, aga kuidas see täpselt käib? Siin tulebki mängu mindset coach. Ta aitab sulle selle hüppe ära teha ja kuidas on siin sagedusel. Ehk ta aitab sul täita tühimikku siit sinna. Kui ma Bob Proctorit kokku sain, siis mõtlesin, ta küsis, kas sa tahad minu koostada, alustada, jah, lõime käed ja siis ma hakkasin mõtlema, palju see maksma läheb. Ja ta vaatas mulle otsa, et see on inimeste energia, ta loeb seda väga hästi. Sul ei ole vaja teada, palju see maksab enne, kui sa ei tee otsust, et sa tahad seda teha. Kas sa tahad seda teha? Ta küsis minu käest. Mina ütlesin jah. Ja nüüd ta ütles, anna omale ajaline piir, mis aja jooksul sa raha kokku saad. Ja hakkame pihta. Ehk raha ei ole vaja enne. Ei ole vaja enne, kui teed otsuse. Kas sa oled ostnud kunagi auto ja sul ei ole seda raha olnud, aga sa oled teinud otsuse, et sa ostad selle auto või oled sa teinud otsuse, et sa ostad omal kodu või sa oled teinud otsuse, et ostad, ma ei tea, kaelaehte või reisi kuhugi. Sa teed otsuse ära ja nüüd sa hakkad mõtlema, ma pean tegema nii ja siis mul on see raha koos. Anna mulle käega märku, kui sa oled kunagi olnud olukorras, kus raha ei ole, aga sa teed kindla resoluutse otsuse
ja kõik asjad hakkavad iseenesest paika jooksma, lihtsalt tõesti nagu puh, see on nagu lausa ulme, kuidas kõik asjad jooksevad iseenesest paika. Näed, ma näen siin päris palju käsi ja näed, see tuttavad nimed tulevad ka siin veel. Näed, see ossa poiss, kus on, nägid see? Järelikult, te kõik olete seda kogenud. Nii, tõmban selle lausa kollaseks ja raha ei vaja enne, kui teed otsuse. Kui oled otsuse ära teinud, nüüd on raha vaja. Ja minu käest on küsitud, ma olen hästi aus, kui palju maksab siis 12 kuud Karmoga? Mõtled, et ei ole Karmo, sa saad Bob Proctori Karmo ja veel umbes 60 inimest endaga, kes aitavad sind väga lihtsal põhjusel. Kujuta ette, et sul on, ma ei tea, porgandiseemned. Ja sul on laud siin, mille peal sa kirjutad praegu. Ja sa paned porgandiseemned sinna peale. Mis nende seemnetega juhtub? Kas nad hakkavad kasvama? Ei hakka. Sa võid iga päev käia ja silita ja öelda, et te hakkate kasvama. Enne, kui ei ole õiget keskkonda. Õige keskkond. Mitte midagi ei muutu. Mäletad sa siit, ma scrollin nüüd üles poole. Scrollime, jõuame siia ühe joonise juurde. Vot just see. Vanemad TV, raadio, ühiskond, inimesed sinu ümber on teinud sinust selle, kes sa oled. Nüüd on aeg ennast ümbritseda õigete inimestega, kes mõtlevad suurelt, kes tahavad kuhugi jõuda, kes on valmis liikuma, kes on valmis sind aitama. Sul on vaja ennast ümbritseda õigete inimestega. Vastasel juhul sa jääd sinna, kus sa oled olnud. Keskkond on tähtsam kui tutvused. Keskkond on tähtsam kui sinu geenid, keskkond on tähtsam kui sinu talent. Keskkond. Kui võtan nüüd seemned siit laua pealt, viin nad õue, näiteks praegu vist on halb hetk viia õue, külman, panen nad siis potti, panen nad tuppa, kus on valgust, kus on sooja, need hakkavad kasvama. Inimesega on täpselt sama asi. Ta hakkab kasvama, kui ta on õigesse keskkonda pandud. Ja seal ei ole mingit pääsu ka. Sest kujuta ette, et sinu ümber on kõik inimesed, kes räägivad ainult sellest, mida nad tahavad. Nad ei räägi asjadest, mida nad ei taha. Sest enamus inimesi räägib igapäevaselt asjadest, mida nad ei taha. Ja siis nad imestavad, et nad saavad tulemusi, mida nad ei taha. Mindset, mõistuse seadistus. Mõistuse seadistus peab olema külluslik elu. Külluslik elu. Ma ei tea, mida teised küsivad. Mina küsin 12 kuuest 6600 eurot pluss käibemaks. Mõne jaoks on see suur summa, mõne jaoks ei ole üldse see mingi summa. Ma ei tea. Aga mina ütleks selle peale, et millist summat sa paneksid külge oma elule? Sest me räägime elu muutusest. Mindset coaching on elu muutus. Me räägime elu muutusest. Ma ei räägi siin rahast ainult. Elu muutus. Millise hinna sa paneksid oma elu muutusele? Selleks, et sa saaksid teha 180 kraadise pöörde. Sa 80 kraadise pöörde. Sa tõstad oma sagedust, sa hakkad ligi tõmbama inimesi, olukordi, situatsioone, mis aitavad sul saavutada kõik, mida sa elus tahad. Mis on selle asja hind sulle, kui sa hakkad tõesti nautima seda, mida sa teed ja saad saavutada mängleva kergusega asja? Nii. Mõtle selle peale. Tee natuke valgust ka. Natuke virvendaga pole hullu, ma arvan. Et see on see, mida tegelikult aitab sul saavutada mõistuse seadistus. Sa liigud, sa hakkad mõtlema
sa hakkad tegema valikuid, mis viivad sind elus edasi. Sa liigud positiivsele poolele. Sa hakkad tundma ennast hästi. Tundma. Mõte. Positiivne mõte, positiivne tunne. Kirjutan see tunne. Nii. Toob sulle positiivse tegevuse. Mind ei huvita absoluutselt, mida sa teed. Absoluutselt. Mis valdkonnas sa tegutsed, kes sa oled? Sest mind huvitab, millise tundega sa tegevusi teed. Mida sa teed, ei oma tähtsust. Millise tundega sa seda tegevust teed, omab tähtsust. Sest 96–98% on tunne, 2–4% on mõte. Ja see tegevus, mida sa teed, toob reageeringu. Reageering tekivad tulemused. No võtame ühe tähega. Nii, tulemused. Mõte, tunne, tegevus, reageering, tulemused. See ei ole mingi voodoo, kes on olnud mul coachingus, teavad seda. Ma nägin siin ka inimesi, kes on mul coachingus, kus juures. Siis energia lihtsalt on. Ja mina ütleks küll, et ma ei saa ühtegi hinnasilti panna oma elule. Aga ma tean, et see investeering, mis ma kunagi tegin, see oli 5-kohaline, väga suur summa tol hetkel minu jaoks vähemalt. Ja see tõi mulle tagasi 10 ja 10 kordi. Esiteks finantsiliselt, teiseks, mis see tähendab suhete valdkonnas, mis see tähendab tervises, et kõik see on hindamatu. Ja see on see, mille jaoks on olemas mindset coaching, mõistuse seadistamise juhendajad. Bob Proctor on üks parimad neid minust maailmas, kes on aidanud inimesi aastast 61 tegelikult. Siis mõtle, ma pole nii vanagi. Ma ei usu, et siin keegi on isegi nii vana, võib-olla mõni üksik, valetan. Ma isegi nägin mõnda nime, kes võib-olla on eakamad ja teavad seda asja. Sa pead tegutsema ja uskuma endasse. Tegevus. Usk endasse. Mulle meeldis, kui Bob Proctor ütles, Karmo, kui sa ei usu endasse, laena minu usku sinusse. Mina ei uskunud endasse aastal 2016. Mul oli tõsisi probleeme, kui Bob Proctor ütles, et Karmo, võin sul näidata, kuidas sa saad 12 kordistada oma sissetuleku ehk aasta sissetuleku kuuomaks. Mõtlesin, see on hea nali. Kui ma selle ära tegin, siis mõtlesin, et see ongi nali. Ma pidin hakkama mõtlema teistmoodi, mõttemustrid. Kui minu käest küsitakse, mida sa teed, mõtlen, ma aitan inimestel mõttemustreid muuta. Mina ei tee tööd ära. Sina teed ise töö ära. Mina ei tee tööd sinu eest. Ma juhendan sind, aga ma ei mõtle sinu eest, ma ei tunne sinu eest, ma ei tegutse sinu eest. See on iga inimese enda teha. Absoluutselt iga inimese enda teha. Ja sealt hakkavad muutused tulema. Sa pead laskma oma potentsiaalil avaneda. Sul on potentsiaal, mõtle selle peale. See tahab kasvada. Ta tahab välja tulla. Lase ta endast välja. Mõtle positiivselt, tunne positiivselt, tegutse positiivselt. Ja kokku tuleb hoiak. Mõte pluss tunne pluss tegevus võrdub hoiak. Ja usu mind, sinu hoiak. Sinu hoiak ellu võrdub elu hoiak sinusse.
elu hoiab sinusse. Universumit ei huvita, mida sa külvad oma alateadvusesse. Kas positiivseid mõtteid või negatiivseid mõtteid. Tema kasvatab need välja. Kui sulle ei meeldi sinu elu, mis sul praegu on, siis sa külvad sinna negatiivset tunnet. Mulle väga meeldib, Sandy Kelleher ütles kunagi, see oli üks esimesi, ma arvan, et see oli kõige esimene koolitus, kus ma käisin, ta ütles, annaks Jumal mulle mõistust eemal astuda kõigest sellest, mis ei arenda mind, mis ei kasvata mind ja ei vii mind elus edasi. Annaks Jumal mulle mõistust. Ja Steve Jobs ütles kunagi, viimased 33 aastat olen ma vaadanud peeglisse ja küsinud enda käest küsimuse. Kui täna oleks viimane päev, kas ma teeksin seda, mida ma kohe hakkan tegema? Ja kui see vastus oli liiga palju päeva järjest ei, siis ma teadsin, et oli aeg muutusteks. Kuidas on sinuga lood? Kas sul on ka aeg muutusteks? Või sa siiski jääd ootama ja lootma ehk, et kunagi midagi muutub ilma, et sina midagi teeksid? Ootama ja lootma. Sinu mõistuse seisund peab olema usk, on öelnud Napoleon Hill. Steve Jobs on öelnud ka väga kuldsed laused. Sa ei saa ühendada. Vaadates punkte ette. Sa saad ühendada punktid vaadates taha. Mida see tähendab? Kui sa oled elus kuhugi siia jõudnud juba, siis saad tagasi vaadata ja öelda, aha, see oli see tegevus, mis mind siia tõi. Tänane webinar. Ma nägin seda kuulutust, ma registreerusin ja ma olen siin. Tagasi vaadates. Nüüd, mis sul elus hakkab juhtuma, sa ei saa teada. Aga sa tead. Aga sa oled teinud otsuse, et sa lähed siia. Ja see siin on paraku sagedus. Selleks, et sinna jõuda, pead sa tegema otsuse. Nii et Steve Jobs on öelnud, sa ei saa ühendada punkte vaadates ette, sa saad ühendada punkte vaadates taha. Sa pead uskuma, need punktid kunagi tulevikus ühilduvad. Ja see kindel usk ja veendumus annab sulle julguse kõrvale astuda hästi sisse talatud rajalt. Ma ei tea, kas sul on seda julgust, et hästi sisse talatud rajalt kõrvale astuda, mis sulle on räägitud, käi tööl, saa raha, tee karjääri. Ma ei tea seda. Sina tead. Mina ei tea. Ja Albert Einstein on öelnud samamoodi lause. Ühti selle hea sagedusega, mida sa soovid. Ühti selle hea sagedusega, mida sa soovid. Sa viid oma mõtted teisele sagedusele. Ja sa ei saa sinna mitte midagi parata, kui sa pead selle saama. See ei ole filosoofia, see on füüsika. See, mida ma siin õpetan sulle, on kvantfüüsika. See ei ole mingi voodoo, kvantfüüsika. Väga lihtsustatud kujul. Ja see toob tulemused alati, iga inimese puhul alati. Ma ei ole näinud veel ühtegi inimest, kelle puhul see süsteem ei oleks töötanud. Ma ei ole näinud. Võib-olla mõni olnud, ma ei tea, ma ei ole näinud. Küsimus ongi selles, kas sina tahad muuta oma elu nii väga, et sa oled valmis edasi liikuma. Et sa oled valmis õppima, et sa oled valmis arenema, et sa tõesti tahad kuhugi jõuda, ka mitte lihtsalt ei räägi, et ma tahaksin jõuda. Ma olen edukas, õnnelik inimene. Ma elan külluses. See on see, mida pead tegema. Ainus küsimus, mida sa pead täna küsima, kas ma tahan. Asi ei ole rahas. Asi ei ole ajas. Asi ei ole süsteemis. Asi on selles, kas ma tahan.
Ja kui sa tahad edasi minna, siis ma annan sulle selle võimaluse. Tegelikult ka ma annan sulle selle võimaluse. Sest mulle meeldivad inimesed, mulle meeldib nendega vestelda, aga ma ei võta ühtegi inimest omale coachingusse ilma nendega vestlemata. SMS 5 5 5 2 5 6 4 0. See on minu number. Kirjuta oma nimi ja olen valmis. Ma helistan sulle, lepin aja, vestleme ja vaatame, kas meie koostööst võib asja saada. Sest mina tean, et iga inimene on võimeline saavutama mida iganes ta soovib. Kui mina olen selle ära teinud, siis sina suudad ka. Sa võid olla palju paremas seisus, sa võid olla palju ägedamas seisus, kui olin mina. Sa võid olla palju kehvemas seisus, kui olin mina. Ma olin tollel hetkel väga kehvas finantsseisus ja suhete seisus. Ma tegin selle otsuse. Ma lendasin New Yorki, ma sain kokku Bob Proctoriga, ma ei teadnud kuidas. Ma vestlesin temaga ja tegin otsuse alustada koostööd. Kõik need otsused olid tehtud situatsioonis, kus raha ei olnud. Ja raha alati ma leidsin, kui ma tahtsin. Ja sellest hetkest alates, kui ma alustasin koostööd Bob Proctoriga, mitte üks asi, kui ma olen midagi tahtnud, mitte keegi ei suuda mind takistada seda saada. Sest ma tean, et mul on olemas kõrgemad võimed. Ma suudan ette kujutada kõik. Kui ma suudan ette kujutada midagi, siis ma suudan seda ka käes hoida. Nii et kõike, mida sina suudad ette kujutada, sa suudad ka käes hoida. Ma tean seda. See ei ole filosoofia. See on teadus. See on teadus. Nii et tegevus on päästik. Mõtle selle peale. Mõte toob asja sinuni. Toob asja sinuni. Tegevus annab asja sulle. Mida see tähendab? Mõte toob asja sinuni. Külgetõmbe seadus. Tunne, mõnus tunne, mitte ainult mõte, tunne ka. Ja nüüd, kujuta ette, sa istud kodus ja sõber helistab, kuule, mul on sulle hea võimalus sa raha teenimiseks. Esimene reaktsioon, ei, see ma ei ole see inimene. Sa mõtlesid raha teenimise peale. Sa tahtsid raha teenida. See tuleb sinu juurde ja tegevus jääb tegemata. Tegevus jääb tegemata. Sest sa ei suuda uskuda, et see võiks olla nii lihtne mõte ja tegevus. Ma mõtlen, et ma tahan palju raha. Tegevus on see, et ma ei tee mitte midagi. Ja mulle väga meeldib, ma lõpetan tänase päeva selle lausega, mida ütles Bob Proctor kunagi mulle. Ütle jah ja tee üks kord ära midagi sellist, mida teised ütlevad, et pole võimalik teha. Ja siis sa ei pööra nendele piiravatele uskumustele, mis teistel inimestel on, enam kunagi tähelepanu. Mina ütlesin jah elule 2016 ja 2017 hakkas pihta suur muutus minu elus. Praegu on täpselt sama, sinul võib olla. Lapsed lähevad kooli 1. september. Millal sina viimati süsteemselt panustasid iseendasse 12 kuud järjest, et parandada oma suhteid, saada korda oma tervis, saada juurde oma vaba aega ja teenida rohkem raha. 12 kuud järjest, iga jumala oma päev. Sest see on täpselt see, mida mina teen oma coaching olevate klientidega. 12 kuud, iga jumala oma päev. Nii et mina tänan. Kui sa said siit väärtust, siis liigu tegevusse. Sest ilma tegevuseta mitte midagi ei juhtu. Aga mina tean, et sa tahad midagi enam. Sa ei oleks siin muidu. Ausõna, sa ei oleks siin täna. Nii et väga palju mõtteterasid sulle tänasesse päeva. Paneme sellised, no nii, milleks väga tumedaks. Lasta siis sedeleb natukene. Ehk liigu tegevusse ja ma olen sinu jaoks olemas, kui sa tahad. Ja juba peagi algab uus coachingu grupp. Sul on võimalus sinna tulla, tegutse kiiresti.
Universum armastab kiirust. Ta ei armasta, kui sa venitad. Edukad inimesed on need, kes teevad kiireid otsuseid ja need on need inimesed, kes teenivad 6 ja 7-kohalisi numbrid aastas. Need, kes ei suuda teha otsuseid, need tavaliselt ei teeni selliseid summasid. Minu poolt sulle ilusat õhtut, imelist õhtut, mine kallista oma perekonda ja ütle, ma teen selle ära. 55, 52, 56, 40. Ilusat õhtut.